mul on selles mõttes hea meel, et see lõpuks ometi on see hetk käes. Tšau, käes on teisipäev ja ma käisin just tõin endale väga hilise hommikusöögi, kell on reaalselt 1. Ma ei ole mitte mingi veel söönud. Nii siis waffle'id ja nagu vaadake lihtsalt nagu oh my god, see näeb nii ahvatlev välja. Ja otse loomulikult väike latekene ka. Täiega tahan sööma hakata. Lihtsalt üks asi, mis ma tahtsin öelda, et ma sain täna oma siis ühe selle, nüüd ma ei tea, üle-eelmise vlogi alla siis teie jaoks kommentaari, et ma räägin liiga palju kogu aeg, et sorry, et ma ei filminud ja mul ei olnud mõtet filmida ja appi ma pole jälle nii ammu filminud ja tegelikult kui ma hakkan tagasi mõtlema, siis ma olen tõesti seda nagu nii palju teinud ja palun vabandust. Ma kuidagi üldse ei taju ilmselt tegelikult ise seda ära, kui tüütu seda võib olla pärast kuulda. Lihtsalt minul endal on alati hästi halb tunne, kui ma nagu jälle tunnen, et jälle ma ei ole midagi filmida, siis ma kuidagi tunnen, et ma pean vabandama. Samas ma ei pea ju vabandama. Et nii ongi nagu, filmin siis kui filmin ja ühesõnaga ma üritan sellest kombest lahti saada ja ei vabanda ja ei too mingeid, ma ei tea, X põhjendusi ühesõnaga. Ja, tahtsin lihtsalt seda adresseerida korraks. Oot. Aga nüüd hakkan mina sööma ja siis ma pean natukene tööd tegema ja lõpuks päeva lõpuks lähen ma siis Pärnust ära nüüd. Lähen tagasi Tallinnasse, pean seal reedeks vist üritust korraldama. Nii äge. Ja nii ongi. Oh my god. Ma olen lõpuks ometi Tallinnasse jõudnud. Kell on mingi 9:30 vist. Ma olen nii väsinud. Ja ma tulin kogu oma tavaariga nüüd Pärnust tagasi. Ma reaalselt läksin 1,5 nädalaks umbes ära Tallinnast ja mul oli 2 kohvrit, 2 seljakotti ja veel mõned kotid. Nagu täiesti ulmeline. See on minu kõige suurem struggle on see, et ma ei oska pakkida. Ma mõtlen alati, et äkki on ilus ilm, äkki on kole ilm, äkki mul on vaja pikipüks, äkki mul on vaja kleiti, äkki mul on seelikutuju, äkki mul on, ma ei tea, dresside tuju ja ma ei suuda pakkida. Aga ma arvan, et ma hakkangi siin asjatama ja näeme teiega siis homme hommikul. Tere hommikust! Käes on nüüd kolmapäev. Olen siin toreda Kadi-Liisiga ja me lähme turiste mängima Tallinnasse. Aga kuna ma pean selle jaoks filmima teise video inglise keeles, I can do this, siis ma teid ilmselt väga palju endaga kaasas ei kanna. Ma seda kaamerat kannan, aga lihtsalt eesti keeles väga ei filmi. Aga ma üritan teile sellest päevast kokku panna mingi ilukaadrite nagu siukse pisikese klipi, et siis on teil ka midagi toredat vaadata. Mulle plaksutatakse, aitäh. See oli nii naljakas. Mis naerutus? Mis veel? Monteerime kokku. Tada! Yes. Very good English. Very good English is my favorite language. Hello, ma räägin, et lõpuks ometi eesti keeles ka. Saime siin tüdrukutega kokku. 3 tüdrukuga. 3 tüdrukuga. Ja lähme otsime mingit mõnusat kohta, kus õues istuda, sest et lõpuks ometi on ilus ja soe suveõhtu vahelduseks nagu. Sutsu. Hea. Ja Coca-Cola reklaam oli praegu. Hello, käes on neljapäeva hommik ja ma olen juba nii läbi omadega. Ma olen hommik läbi siin asju lahti pakkinud. Ma varsti näitan teile, millega ma siin tegelen. Aga hetkel, lihtsalt nagu ideaalsel ajal tuli kuller ja tõi mulle nagu reaalselt terve selle kotitäie jäätiseid. Ma reaalselt näen juba, et siin peal on mu nagu lihtsalt viimase lemmik jäätis. See on see premium mandlijäätis. Oh my god, terve see kott on lihtsalt jäätis täis. Ja siin on need ka sorbetid. Need mulle meeldivad ka täiega. Oh my god.
aitäh preemia, nagu ma reaalselt, ma söön kohe ühe jäätise ära, ma ei teagi hetkel veel millise, suht raske on valida, sest et ma ei ole hommikust söönud. Aga enne veel näitan ma teile, millega ma siis täna siin kodus hommikul tegelenud olen. No nii, vaadake nüüd seda hunnikut siin. Kõik need olen ma igast pakkidest ja asjadest lahti võtnud, siin on veel kiled ümber, ma pean need ka veel lahti võtma ja siis pean ma neid sorteerima hakkama. Nimelt korraldan ma siis homme oma esimest üritust koos Nixiga ja need on siis kõik need kingitused ja asjad, mis seal jagamisele lähevad. Ja oh my god, nagu ma olen ise nagu nii põnevilist, et ma tahaks juba kõiki neid näppida ja katsuda ja uurida ja vaadata, aga mul ei ole üldse täna selleks aegast, et ma pean kõike alles organiseerima ja ringi tormama. Hello, käes on reede ja ma olen nüüd oma esimesel üritusel, kus ma Nixile korraldasin ja ilmselgelt on mul nii kiire, et ma ei ole jõudnud mitte midagi muud teha, kui ainult ühesõnaga korraldasin ja värki-särki ja siis ma siin nüüd hängin Maia ja Anitaga praegu ja inimesed vaikselt kogunevad ja mul on selles suhtes hea meel, et see lõpuks ometi on see hetk käes. Ma tahtsin teile väikese nii-öelda check-in'i ära teha, sest et ma ei tea, kui palju ma jõuan rohkem midagi rääkida täna, sest et ma peaks nagu mingi alustama inimestega siin suhtlema ja värki-särki, nii et igatahes teen teile väikese tiiru ka, panen selle nüüd siia ja ongi kõik. Ma olen nüüd tagasi kodus, nagu te võite aru saada ja üritus on edukalt tehtud ja nii tore oli. Aitäh teile kõigile, kes te tulite ja ma loodan te jäite ka rahule, et mina oma esimese korra kohta jäin ikkagi üsna rahule, et alati saab paremini on ju, aga ja on asju, millest õppida nii-öelda, aga see olekski ju veider, kui esimese korraga kohe jackpot oleks, on ju. On olnud väga tore seda korraldada, kuigi ma eile reaalselt hustlesin lihtsalt nii hullult, et ma läksin kodust välja kell 12. Jõudsin koju kell 7 esimest korda siis ja siis sõin esimest korda ka, välja arvatud siis hommikul preemia jäätis õnneks. Ja siis läksin uuesti kodust välja ja veel viimase olulise asja sain kell 10:30 vist kätte. Pluss siis ma sidusin kingituste lipsukesi ja asju öösel kella 2-ni ja ühesõnaga, selle taga on siis väga palju ikkagi tööd, mitte küll midagi nii meeletut ja nii nagu ma ei tea, konti murdvat nii-öelda, et selles suhtes oli kõik tehtav ja kõik oli hästi tore ja ma olen alati tahtnud miksseid asju teha, nii et selles suhtes ma olen ise nagu väga rahul ja väga tore oli, et ma olen alati ise, kui ma olen olnud siis nii-öelda külalisena Nixi üritustel, siis ma tulen alati sealt hea ja positiivse nagu emotsiooniga tagasi ja ma loodan, et inimesed täna lahkusid ka sealt samasuguse emotsiooniga. Aga pärast seda lõunat käisin siis veel Baltikas, kus saatsime siis beebipuhkusele ühe siis mu endise töökaaslase ja nüüd me lähme ka mu siis endiste töökaaslaste mingi pundiga, läheme ühele siis ka töökaaslasele külla, kes on juba aasta aega olnud beebiga kodus, et selline endiste töökaaslaste õhtu tuleb nüüd. Tšau, käes on laupäeva õhtu, ma olen Pärnus jõudnud, augusti unetusel oleme siis ja just oli nagu räige vihmasadu, nii et me olime puu all, seisime natuke aega, aga me olime selle, mis asi see nüüd on siis, okaspuu all, ehk siis ütleme nii, et väga palju tolku ei olnud, aga tšau, Joosep ütleb tere. Igatahes mitte keegi ei taha muga kaameras olla ja Harri ei tunne mind üldse, aga näete teda seal. Igatahes oleme me siis seltskonnaga, kellega ma tavaliselt koos olles ei filmi ja siis ma tunnen ennast natuke awkward'ilt. Mis kell on Joosep? 7:30 ja 10 500 sammu. Oo, kui tubli. Väga jäide. Harri ei taha, et ma filmin rohkem tšaupaka. Palju sa kokku maksud selle? Mille?
no nii, tulin koju, tegin kiire outfiti vahetuse, aga sadu ei lõppegi ära, ma tulin koju ja sellise välgu ja müristuse lõi, et ma võpatasin. Ma nagu vist esimest korda üldse ehmusin välgu peale või siis õigemini siis tegelikult müristamise peale. Aga nüüd ma olen siin kodus kinni, sest et selline padukas on ja sõbrad istuvad Tex-Mexis, aga see on tegelikult mul mega lähedal ja väga nagu lühike tee on siin minna, aga ma ei taha selle vihma kätte minna lihtsalt. Aga okei, ma nüüd mõtlen välja midagi, panen turbo poweri sisse ja jooksen kohale ja ehk ei jõua, kui märk kass sinna kohale. Käes on pühapäeva õhtu ja söön jälle järjekordselt preemia jäätist siin. Eile õhtu lõppes mu jaoks natuke kehvasti, sest ma ei tea, kas ma sõin midagi või ma ei tea, kust see tuli, aga mul hakkas kõht täiega valutama. Ja siis ma läksin suht varakult koju ära, et minu jaoks ei olnud nagu augusti unetus, minu jaoks oli suht augusti uni. Tšau! Ei, see vlog ei saanud veel läbi, sest et ma otsustasin, et ma panen 2 vlogi kokku, et ma jõuaksin need normaalsel ajal ülesse, kuna mul on oma postitamisega ajaliselt siis maas. Aga jaa, käes on juba selle nädala neljapäev. Ma tulin just kaubamajast, kus ma käisin, siis olin täna pool päeva Nixi boksis natukene abiks ja uurisin seal ja vaatasin, kes on need kliendid, kes seal käivad ja ühesõnaga üritasin natukene siis nii-öelda brändist rohkem aru saada ja rohkem tooteid tundma õppida ja nii edasi. Siuke väga huvitav kogemus siis. Nüüd ma lähen koeraga jalutama. Sõbranna siis silmarõõmul on Prantsuse bulldog ja kuna ta on ise täna ära siit Tallinnast, siis ma lähen teda siis pissitama. Noh, padukad sajab ja meie Morrisega siin meie käisime jalutamas. Oi, käisime jalutamas ja no nii, viisin siis koera tagasi tuppa ja tulin tagasi õue ja vihm on põhimõtteliselt järgi jäänud nagu lihtsalt suutsime koera viia kõige hullema padukaga üleüldse pissile ja siis ta ei tahtnud üldse olla ka õues nagu ise tiris tagasi ennast sinna toa poole, aga vähemalt on nüüd koeri 2 korda päevas pissitatud ja söödetud ja olen väga tubli koerahoidja. Igatahes, kui kellelgi on mopsi, kes vajab hoidmist, siis palun pöörduge minu poole, ma väga hea meelega käin mopsiga jalutamas. Et ja, mops on mu lemmikkoer, kes veel mingil kummalisel põhjusel seda ei tea. Hello, käes on reede ja ma olen koos oma endise töökaaslasega, Kristiinaga ja sõbranna. Nüüd juba sõbranna. Enam ei mõtle ja lähme vanasse heasse maamosse koos lõunat sööma, et tulen ka üle pika aja kodust välja lõuna puhul. Edisu! Nii fotogeeniline näeb välja see läbi kaamera. Minuga mitte enam. Ja siin on apelsini ja kreibimahla. Nom. Tšau! Käes on laupäeva õhtu ja mul on selle kaamera akulaadija kadunud ja mul eile lõuna ajal hakkas see aku siin vilkuma, nii et siis ma ei ole seda vahepeal üldse välja võtnud. Ma üritasin seda natukene laadida selle seal nüüd on akupangaga, aga see on ka mul suht tühi, nii et ma midagi natukene sain siia. Ühesõnaga, ma pole siiamaani oma laadid üles leidnud, nii et ma loodan, et see mul varsti õnnestub. Aga eile ma tegin põhimõtteliselt õhtul kella 7 tööd, siis ma sain ühe sõbraga kokku, keda ma polnud väga ammu näinud. Ja nüüd ma olen päev läbi lihtsalt olnud niisama, sest et ma tundsin, et ma olin eelmisest nagu siis nädalast nii väsinud ja võtsin lihtsalt selle päeva, et nii-öelda olla, et natuke nii-öelda me time'i või sellist tegin endale.
aga nüüd ma saan Harriga kokku ja lähme õhtust sööma, kell on mingi 8 vist juba, aga me ei ole kumbki täna midagi söönud, nii et me oleme mõlemad räigelt näljas. Ja mõtlesin, et peaks siis ennast nii-öelda inimeseks tegema ja ikkagi korraks siis kodust ka välja minema. Tšau, Harri! Tere hommikust! Käes on siis pühapäeva hommik. Tegelikult, noh jah, ei ole väga hommik, keskpäev. Ja tulin Joosapile bussi peale siia vastu bussijaama. Tuleb Pärnust tagasi. Ja head taasiseseisvuspäeva, armas Eesti. Mõtlesin, et ma panen oma selle pääsukesega kleidiga siis täna selga, et on nagu siuke tänasele päevale täpselt õige riietus siis. No nii, ma nüüd ei tea, kas te kuulete üldse mind või mitte, sest et ma olen siin selle Rocca al Mare tee ääres ja tulime pitsakioskisse. Tulime endale ühesõnaga lõunasööki siia ostma ja nii ongi. No nii, monteerisin siis seda vlogi ja avastasin, et põhimõtteliselt on see minu toidupäevik näitamaks seda, kui ebatervislikult ma söön. Aga lisaks sellele lubasin ma ju välja loosida selles vlogis siis giveaway võitja ja selleks on palju õnne, Andra, ole hea, kirjuta mulle mu meiliadressile, mille sa leiad siit videokirjelduse alt. Ja kõikidele teistele aitäh osalemast ja kindlasti ainult see viimaseks giveaway'ks. PS soovitan minna vaatama mu Instagrami, sest et seal läks ka üks giveaway käima. Ja olge tublid ja näeme järgmises vlogis jälle. Tšau!